Seekord tutvustaksin Learning Apps keskkonnas klassikalise ristsõna valmistamist. Learning Apps keskkond on siis selline interaktiivne töölaud õpetaja või õppija jaoks, kus saab luua interaktiivseid lisaprogrammikesi või mooduleid või äppse. Selleks, et need tööd salvestuksid, tuleks registreeruda. Selleks klõpsame siia. Kuna mina olen registreerunud, siis ma lihtsalt login ennast siin juba sisse. See registreerumine on ka iseenesest väga lihtne nagu tavaliselt. Nii. Ja mooduli loomiseks äpp erstellen. Avaneb valiku võimalus ja me otsime üles siis selle klassikalise ristsõna, mis on siin. Alati on mõttekas vaadata enne ka mõnda näidet ja näiteks klõpsame siia peale, näeme, et avaneb interaktiivne ristsõna, on ülesanne, sinna okei ja võib hakata lahendama. Ilmub kohe, mida vaja teha. Nii, lähme nüüd veel kord tagasi äpi loomise juurde ja omakorda siin selle ristsõna all äpp erstellen veel kord äppi luua. Avaneb järgnev vaatepilt nagu ikka. Te panete pealkirja. Teeme siis ka numbrite variandi. Zahlen, siis läheb kiiremini. Ülesanne. Finde die richtigen Zahlen. Leia õiged arvud 11-st 20-ni. Ülesanne antud. Nii, siis järgmisena on siin hintergrundpilt. See tähendab, et taustapilt. On võimalus valida sellele ristsõnale taustapilt ja selleks klõpsate te pilt või ilm. Avaneb 3 varianti. Pilti saab otsida Wikipeediast või sisestada siis URL aadress või on eelnevalt see pilt laetud üles Image Shacki ja te võtate siit. Nii, teil on võimalus siis teha sellist ainult tekst ristsõna või siis pildiga või siis ka veel audioga. Selleks avanevad jälle vastavad variandid, et te otsite YouTube'ist või kasutate selleks linki ja panete siia kohe lingi ja kasutada ja ta ilmub tõesti teie ristsõnasse või te võtate kohe selle jutu või sõna või selle suulise osa lindistate. Selleks avanevad siin taas variandid, te siin lubate toimetada ja saab kohe selle ülesvõtte siin teha, aga praegu me sellele aega ei raiska. Nii, siin tahtsin veel mainida, et seda taustapilti on võimalus siis määrata suurust ja veel ka töödelda pikslis. Nii. Ja kuna me valisime nüüd teksti variandi, siis me teeme nii, et me sisestame ainult sõnad. Võtan korraks tagasi. Nii, kahjuks ta ei lasegi tagasi, ta tahab nüüd seda, et suuliselt. Aga teksti sisestades tuleb siia lihtsalt panna ühekaupa sõnad ja iga kord tuleb siis auf weiteres Element hinzufügen siia klõpsata ja siis avaneb järgmine rida. Nii, ja oluline on ristsõna tegemisel ka alati või ükskõik mis programmi tegemisel feedback. Kuna siin on juba saksakeelne lause olemas, et oi, sa oled õige, tore, et sa oled õige vastuse leidnud, siis on sellega okei. Nii, klõpsate valmis teha ja eelvaadet vaadata. Kuna me ei jõudnud midagi teha, siis on siin ainult see ülesanne. Nii, aga edasi läheks nii, et tuleks salvestada, siis klõpsate siia. Salvestub ja tuleb ainult praegu ülesandega ja nagu te näete, siis on siin all veebilink ja selle täisversiooni link ja veel embed kood, millega te saate siis selle kas lingistada või siis vistutada veebileheküljele. Nii, ja hiljem on teil võimalus seda äppi ka töödelda, kui te avate oma selle töö, aga siin mitte unustada, et see ka avaldada. Tänan.